Eile õhtul vahistas politsei siin Raasikul 3 alaealist noormeest, keda kahtlustatakse eriti räiges tapatöös. Tapetu oligi 42-aastane mees, kelle kadumise teate sai politsei juba päevi varem 19. oktoobril ja see kadumine päädiski siis mõrvaga. Need 3 noormeest panid mõni päev varem toime väga jõhkra tapmise. No esialgu teatati teile ju 19. oktoobril kadunud 42-aastasest mehest. Mismoodi te sellise tapmise kahtluseni jõudsite? Tegelikult jah, esialgu otsiti seda meesterahvast kui lihtsalt kadunud meesterahvast, aga siis laekus meile info, et tegelikult see meesterahvas võib olla hoopis tapetud ja siis laekus meile ka tegelikult videomaterjal sellest võimalikust tapmisest ja nii me hakkasime uurima seda asja lähemalt ja niimoodi me nende 3 kahtlustatavani jõudsime. No mis videomaterjaliga tegemist on? On see turvakaamera, on see telefoniga salvestatu või mis see on? No see on ikkagi telefoni salvestus ja liikus ühes kinnises grupis, mis meil siis õnnestus endale saada. Sotsiaalmeedia siis, kas need 3 noormeest ise filmisid oma tegu? No ütleme nii, et jälle, et see ringkond, kelle seast see video ringles, et nemad tõepoolest olid seotud selle filmimise ja selle tapmisega. Ja näete, selline see Raasik on selline vaikne väike koht, kus need 3 poissi koos siis kasvasid, koos mängisid, koos käisid koolis. Ja meie oleme tulnud nüüd Aleviku südamesse Coopi poe ette, et uurida, kes oli see 42-aastane mees, kes koletus veretöös oma elu kaotas. Kannatanud teadsin küll, isiklikult just teda ei tundnud, aga väga tihti nägin teda siin jalutama siin poe juures lihtsalt seismas. Aga neid alaealisi ma ei tea, ma lihtsalt täna uudistest kuulsin, et see asi juhtus siin. No oskate öelda, mis masti mees see 42-aastane mees siis oli, et teate lihtsalt, et ta siin poes käis? Siin oli rahulik, eks tal omad rahulik noormees oli, et see oma väikse, nagu öeldakse, kiiksuga või tegelikult ei tohi isegi öelda, et kiiksuga, vaid sellise omapärane ta oli, aga rahulik, kedagi ta ei seganud, ei häirinud. Kuulnud ikka oleme, aga jah, ei tea poisse, kes need olid. Aga seda 42-aastast meest, kes siis jõhkralt mõrvati, seda teate? Oleme näinud küll Raasikul, jah. Ta pidi olema päris tihe külaline või oli siin poe juures? Ja peaaegu iga päev käis siin. No mis masti mehega oli tegemist? Teate, olete vahetanud paar sõna? No pigem nagu otsis nagu seltskonda, kellega olla. Ta oli vaikne. Ta oli väga vaikne, tore mees oli ja ta ei tünitanud mitte kedagi. Et lihtsalt oli ja võib-olla otsis pisut seltsi? Jaa, täpselt. Ja käisid niimoodi oma jalutustiiru. Jah, tahtis niimoodi, siin ta seisis ja vaatas inimesi ja see. Ei, väga mõistlik, väga tore mees oli. Niimoodi minu väli, need ei, väga vaikne ja viisakad. Et täitsa pisara võtab silma selline asi? Jah. Ei oska praegu nii vara veel spekuleerida, et miks nad otsustasid sellisel jõhkral viisil inimesele kallale minna ja tema elu lõpetada. No mis te mõtlete selle all jõhkral viisil? Ma mõtlengi selle all seda, et me oleme seda videot näinud ja sellist jõhkrust me ei ole varem kunagi näinud oma elus. 3 alaealist noormeest, kes eile õhtul vahistati, viibivad praegu Tallinna vanglas. Väga kurb, sest tegelikult nad peaksid käima koolis, õppima ja liikuma ringi, miks mitte siin Raasiku vahel. Aga tõsi on see, et alaealiste kuritegude arv on aina kasvamas ja siin peame küll meie täiskasvanud peeglisse vaatama.